täna oleme me siis kahekesi nüüd siin ja teeme sellise väikse kiire ühepäevase tööpäeva. Ja pärast räägime natukene ka järgmistest plaanidest, et mida siis tulevates vlogides võib-olla võiksite juba näha. Just, aga algust teeme veits tööd. Jah. Oh no. Silver väitis, et siin võib hiireke olla, et siin vahepeal elab. Tundub, et ta ei ole kodus. Ma panin oma tossud ka siia kõrgemale äärele, et keegi siia sisse ei koliks mul. Aga praegu vist hiirekest pole. Tundub, et ta on välja kolinud. Jah. Paned oma töömehe papud jalga ja... Ikkagi oksutoss jalga ja saab hiirekestest ära joosta. Täitsa fashion, ma vaatan, sobib siin pusaga ja Nike ikkagi ja... Normaalne. Atsa. Töömees on valmis tegutsema. Alati valmis. See üks sein meil siin elutoas, ma ei tea, kui hästi videolt on näha, aga see on täiesti nagu kumer. Sellest läheb niimoodi. No vaat, Silver on vast seina ja lihtsalt alt läheb niimoodi. Ehk siis me loodame, et see meil on nüüd siin alla ei kuku, kui me selle kallale läheme. Aga võtta lihtsalt mingi koht siit ja hakka peksma, vaata, kas saad ligi. Nii, me küll väga kaugele ei jõua, aga... I don't think it's the job for me. Proovi veits nagu nurga alt minna, et saaksid siit sälku. Okei. Oh, väga hea, mõte. No, palun. Nii palju suurem. Kiindel tahad juba või? Tahan ikka. Kohe õppe. Ma pean tunnistama, et see seinte mahavõtmine veits on rohkem meestetöö, et päris palju jõudu on vaja, aga I'm doing my best, et ka ikka panustada. Päris tiirsida. Ma murdsin siin nii kõvasti seina, et tegin akna laua pooleks. Aga kuna me üritame siin majas ikkagi kõik ära lõhkuda, siis ei ole hullu. See seinte lahtivõtmine on muidu suht meestetöö, aga tuleb välja, et kui ikka tugev Eesti naine ühe tugeva sõrkkongi kätte võtab, siis isegi saab asja. Oi. Meil on veel üks auk majas, ma kohe näitan. No nii, tundub, et järjekordne auk. Hai. Hai! Mis teed seal? Augustan. On aeg soojendusstress ära võtta, sest kuigi meil on siin augustis päris külm, siis tööd tehes ikka hakkab päris palav nii. Let's go. Mida ühel õigel töömehel või töönaisel vaja on? Kindad ja prillid, et ikka turvaline oleks. Tundub, et on küll tugev naine ja jaksab küll. Aga jah, ma saan minna sauna ja. No nii, ma saingi selle seinaga. Mida? Mis asja? Oh my god, ta tuli teiselt poolt välja. Issand, see on üks priske elaja. Ämbrik läheb kohe lõbusõidule. Oh no. Näete, et on seal. Oh no, oh no. Saab armuaega natuke juurde. Tubli. Thank you. Ossa, juba tossab.
kohe näha ikka, kes meie peres paremini oskab lõket teha. Kes tulema olen? Jah. Kummardama ei pea, aga. Nii, mina lähen praegu kõnnin Silveri vanemate suvekoju, sest meil jäi üks asi maha ja ma lähen toon selle ruttu ära. Aga ma mõtlesin, ma lihtsalt korra ütlen, et see on täielik õnnistus ikka, et ta vanemate suvekodu on nagu kohe meie platsi kõrval, ainult väike jalutuskäik. Et selles mõttes, kui on vaja nagu ööseks jääda siia, sauna teha, grillida, vetsus käia, siis on kohe kõrval ikkagi koht olemas. Et ma arvan, et see renoveerimine läheks palju nagu aeglasemalt või raskemalt, kui meil ei oleks nagu kohta, kus olla samal ajal, kui me siin majas toimetame. Enne töölasumist üks väikene joogisoovitus ka teile. See Vitaminvelli apelsini oma on mu kõige lemmikum neist. Minu arust see on nii hea. Silveri üks suurimaid lemmikuid on see kaktuse oma, see tumesinisega, aga minu arust see on banger. Millega teie siin siis tegelete nüüd praegu? Noad eritamisega, kruvikeelet ei ole, nii et ma sain juba 1, 2, 3, 4, 5, 6 tükki lahti ühendatud, aga mul on vaja see üks kõige jurakam ka siit kätte saada veel. Oi, tahad seda elektrimajandust seina pealt maha saada, jah? Jah. Anname sellele tublile töömehele ka väikse lonksu. Enhancementi. On rohkem jõudu. Kuidas mekkis? No hea on. See pole mu lemmikmaitse, aga see apelsin oli maitse hästi tugev. Mul meeldivad siuksed neutraalsemad rohkem, aga praegusel hetkel sobis väga hästi. Seda. Rahvahääl teisipäev 10. aprill 1990. Ossa. Minu emme sai 5 päeva pärast 18. Vilniuses taheti ajakirjandusmaja hõivata. NSV Liidu president Gorbatšov presidendi nõukogu istungil. Oh, wow. Näita. Rahvahääl. Osa. Mingi Valeri Sablin. Kapten mingi. Nicaraguas on saavutatud kokkuleppe võimu üleandmise protseduuri asjus. Kuuba pahandab TV Marti pärast. No nii, aeg väikeseks pausiks. Tule võtta, mis teed? Olen pahandust teinud. Ülekuulamine. Nii, me mõtlesime, et me istume korra teiega maha ja natuke räägime ka, mis meil siin vahepeal toimunud on ja mis meie edasised sammud on. Jah, siuke 1,5 kuud tagasi umbes käis meil üks ehitaja külas, vaatas kõik valdused ja objekti üle ja andis omalt poolt soovitused, et kuidas edasi minna, mis sammud, millal, kes, kus ja nii edasi. Natuke valgustas meid ja võib-olla tekitas siukse tunde, et me tegelikult liiga ohmakad ei olegi, et me mõnest sellest nagu saame aru ka. Kuigi ma küsisin talt umbes mingi 30 küsimust, ma arvan. Võib-olla isegi rohkem, jah. Ja siis ta vahepeal vaatas mulle otsa, vaatas Marlenile otsa ja siis tegi selle ja siis vastas ikkagi ilusti, et väga hästi lahe tüüp oli. Ja me jõudsimegi nii kaugele, et esimesed 2 sammu meie jaoks saavad olema katus ja siis vundamendi soojustamine või soojustamine. Ja me alustame siis katusest. Ja kuna katust ei jõua praegu teha, siis on plaan see, et peale lume sulamist kunagi uuel aastal saaks siis sellega algust teha. Aga katuse saaks enne ära mõõta, jupid valmis lõigata ja nii edasi. Ja plaan on see, et peame välja mõtlema, mis katust me tahame. Mis värvi, mis materjali. Et meil on praegu tõenäoliselt kaalukaus valtsplekk katuses suunda rohkem. Aga kivikatus on samamoodi valikus. Lihtsalt temaga on see, et ta on oluliselt raskem ja tõenäoliselt ka kallim. See valtsplekk tundub siuke puhas, lihtne ja peab hästi vastu.
ja no Marleen saab värve välja mõelda, et töös midagi tumedat, aga jah. jah, ja üks samm, mille me veel peaaegu oleme astunud, on see, et me otsisime vahepeal oma Instagrami häädeka kontol arhitekti, aga siis tuli meelde, et ka endal on väga häid tutvusi tegelikult, nii et me oleme nüüd ühe sõbrannaga rääkinud, kes on arhitekt ja hakkame temaga varsti plaani paika panema, sest meil on vaja allkorrusel ka palju asju planeerida, aga kuna ülemine korrus on täiesti, toad on täiesti välja ehitamata, siis sinna on vaja nagu full plaani ja lisaks meil vist on mõte ka katust tõsta natukene, et oleks rohkem ruumi üleval. jah, siis praegu on hästi terav on see katuse osa ja me nagu tunneme, et me kaotame päris palju ruumi teiselt korruselt just seetõttu, et see nii-öelda elatav nagu pind on... Sellised, sa ei pane see ja mitte midagi, kui on nagu jah. Et võib-olla natuke katust tõsta, saame selle pisut laugemaks ja võidame tegelikult päris palju ruumi juurde. Just, nii et jah, arhitektiga hakkavad ka varsti läbirääkimised ja üks asi, mis ma mõtlesin siia lõppu veel igaks juhuks välja öelda, on see, et ühel hetkel me kindlasti tahaks kaasata ka sisekujundaja, nii et kindlasti me hakkame nagu seda oma Instagrami kodukontol otsima ühel hetkel, aga hea praegu välja hõigata, et kui siin on keegi, keda huvitab just selline malb, hele, suvekodulik, Skandinaavia stiilis sisekujundus, siis võib juba kas aegsasti meiega ühendust võtta või Instagramis jälgida või kirjutada meile, et hea juba igaks juhuks välja hõigata, aga see etapp arvatavasti jõuab ikkagi alles nagu järgmisel aastal meie kätte. Jah, aga ideid on alati nagu hea põrgatada ja meil endal ka see õppimiskõver võib-olla on pisut kiirem. Just, nii et jah, saime nüüd natuke teile nii-öelda tulevikuplaane ja asju, mis siin vahepeal juhtunud on ka natuke rääkida, nii et... Ja omalt poolt ega me muud ei teegi, me lammutame neid seinakihti järjest jälle vähemaks ja õhemaks ja proovime sellega edasi edeneda. Väljas on veel paar puud vaja maha võtta, mis on üsna kutud omadega ja siis seda heina ka kontrolli all hoida, et siin päris nagu rohi lokkama ei hakkaks. Just, nii et mis seal ikka, teeme tööd edasi. Teeme edasi. Nii hästi läks, ainult et kohe, kui ma siit püsti tõusin, siis ma kukkusin sinna auku. See auku, ma ütlen. Kõik kontrolli all. Nii, mina tulin nüüd välja ja ma lähen kohe kuuri, et tuua käru, sellepärast, et meil on nii palju seda puitprahti, mida oleks vaja lõkkesse visata ja käruga on veits lihtsam seda teha. Aga ma mõtlesin, ma enne näitan teile veel, et meil on siin maja ees hästi suur õunapuu. Väga palju õunu annab ka, nii et päris hea. Aga ta on vist veits mädanenud, nii et me ei ole veel päris kindel, kas me selle alles jätame. Aga igal juhul ühel hetkel mingi vlog tuleb nagu selline aiateemalisem, kus me näitame teile kõiki puid, mis me mingi peame maha võtma. Siis meil on mingi 400 miljonit mustsõstrapõõsast. Okei, mitte nii palju, aga nagu mingi 20 tükki, mis on ikka veits liiga palju ühe aia kohta, ma ütleks. Eriti kui ei söö ise mustsõstraid. Tegelikult Silver sööb, nii et pooled jätame alles. Aga jah, küll see aiavlog ka kunagi tuleb, sest et siin aias on ka ikka päris palju teha. Aga igal juhul vinge õunapuu. Lihtsalt tahtsin show offida meie õunapuud. Mina ja meie maja. Iga kord, kui me käime siin, siis ma lihtsalt unistan ja unistan nagu nii crazy on mõelda, et ühel hetkel on mingi vlog 56 osa ja siis see maja on nagu valmis näiteks. You're gonna quote me on that. Ma tean juba, et 56. osaks on siis valmis. Ma ei tea tegelikult. Loodame. Ossa, mis siin toimub? Äge kistulaad teiega. Sellist seina me vist enne ei olegi leidnud veel. Siin on mingi augud sees seinas. Midagi õue. Tõest või? Issand jumal. Hai.
terve lammas tuleks nagu sealt seina seest. Kuna me oleme täna ikka väga tublid olnud ja terve selle seina saanud puhtaks, siis on aeg minna järgmisesse tuppa. Mina teen siin juba algust, senikaua kuni Silver veel seda kipsplaati lahti võtab, sest siin toas on samamoodi vaja veel kõik seinad lahti võtta. Oh wow, Silver kutsus teise tuppa vaatama, et saigi terve kipsplaadi lahti. Jaa. Väga tubli. Siin teisel pool on ka kipsplaat, jah? Jaa. Üks pool siis veel minna. Need tuleb kõik lahti kruvida siit seina küljest. Ja võib-olla näidata ka teile seda, et siin on lambist mingi kivisein hoopis pooleldi ja siis tuleb alles puitsein. No siin oli see, mis vana läks mädaks või halvaks. Ja seda üritati parandades sinna pandi need kiviplokid peale. Nii et selline seis hetkel meil siin on kivimaja, on puitmaja, on kõik võimalikud variandid on siin sõites. Ja. Nii, tööd on tehtud palju, lähme teeme väikse lõuna kodus. Jah, jätame kõik need aknad asjad lahti, ega siin suurim oht on see, et keegi tuleb tõmbab mingi seina lahti. Hirmus. Nii et jah, me lähme nüüd korra Silveri vanemate suvilasse tagasi. Lähme sööme veits, kogume jõudu ja tuleme tagasi tööd tegema. No nii, kõhud on täis söödud, valmis tagasi tööle minema. Duolingo on mängitud. Ja nüüd saab tõesti tööd teha. Tequila. Nii, me oleme nüüd maja peal tagasi. Mul on siin üks kirves ja ma hakkan järgmises toas üritama seinu lahti saada. See esimene osa on kõige raskem, nagu see auk sisse saada on kõige raskem. Aga ma proovin nii palju, kui ma saan, kui vaja, kutsun Silveri appi ja siis üritan terve seina jälle ise ära teha. See on isegi päris hästi täna läinud, ma olen päris uhke endale. Seekord ei lähe väga eduliselt. Sillu! Jaa. I need help. Ma ütlesin neile ka, et ma tahtsin olla tugev Eesti naine ja ise hakkama saada, aga this is the whole. Aga hästi. Aitäh, please open it. Siit ei ole lihtsam. Ma loodan, et mitte, sest ma juba räägin väga palju vaeva sellega siin. Ja õiega, mis nüüd on? Ma mõtlen seal. Teeme nii. Siit toast tuleb hoopis mingi teistsugune sein välja. Mingi laudis on teha. Mingi laudis, jah. Minul igal juhul sai nüüd praegu jõud otsa, nii et ma teen väikse hingetõmbepausi ja siis juba teeme tööd edasi. Sest see sein siin oli nagu eriti raske, põhiliselt sellepärast, et kuna siin taga on see pehme plaat, siis ma ei saa siia vahele ja see on nagu kõige kõvem asi maailmas nagu. Nii et päris raske, aga edeneb, ütleme nii, lihtsalt oleks vaja samasugust biitsepsit nagu Silveril. Vaatame, mis siin teises toas tehakse. Ja seda kruvikett. Ai, paganama kruvi. Ma üritan nii lolli nurga täpselt. Kodid! Up. See oli nüüd viimane see mingi metalltala. No siit tuleb kaadar on 2 tükki vähemalt veel sükseid. Okei, no vähemalt sellest seinast said kätte, jah? Jaa. Maybe a carrot. Oh, you want carrot? Yes, please. Take a bite of carrot. Kõrra teistpidi, please. Ma võtan selle. Silver sööb alati need koledad otsad ära, sest ma ei söö neid.
no muidugi sa tuled nüüd siia ja kõik tuleb kohe lahti. No nii, peale Silveri abi läks juba päris hästi. Pool seina on käes. Ja tõesti jälle täiesti teistsugune sein kui teistes tubades. Igal juhul nüüd korjame kogu selle kola kokku, viime lõkkesse ja teeme seda seina edasi. Millega teie siin tegelete? Kiviaed ehitan. Ma tegelikult üritan need kruvid välja saada siit seinast, ma saaksin need postid kätte. Ja ma saan selle viimase kippklaadiga kätte. Aga ei lähe vist väga kergelt. Siin on nii lolli nurga alla pandud need asjad, et ma ei saa nagu ligi neid asjadega kuidagi. Osa. Kui ei saa nõuga, saab jõuga. Lõuga. Viimane kipsseinakene veel kätte saada. No nii, kipssein käes. Kipsplaadid. Kipsplaadid käes. Jah, enne kui keegi kommenteerib, siis kipsplaadid. Metalljoga ka lahti ja siis on sellega korras. Opa! Ongi mingi ilus laudis peale löödud. Marleen siin sööb oma porgandeid kogu aeg, aga mul läheb tervislikumad ampsud. Üks õige moosipall ikka annab seda jõudu, et tööd teha. Ma saan su porgandi lõpud ja moosipalli kogu täies ulatuses. Nii, nagu te näete mu selja tagant, siis ma olen päris tublialt selle seinaga ja ma pean tõdema, et see füüsiline nagu koormus on nii haige siin tööd tehes. Mu käed on täiesti surnud, Silveril on ka raudselt homme kõik kange. Nagu see, kui palju jõudu sinna sõrgkangi taha peab panema, on ebareaalne. Aga ma olen päris uhkend üle, et ma ka ikkagi enda jõuga sain, sest ma mõtlesin, et see on nagu full meeste töö. Aga tuleb välja, et siin midagi ikka on, midagi on seal. Oot, nii et kell on märkamatult juba 5 saanud, nii et me natukene veel toimetame ja varsti, ei, kell on vist nüüdseks juba 5:30, see aeg läheb nii ruttu siin. Aga jah, vaikselt hakkame otsi kokku tõmbama tänaseks. Teeme veel mõned toimetused ära. On ju, peremees? Ja side note, mul ei ole homme kuskilt kange. Tegemist on siiski Ironmaniga siin. Ja ei ole Ironman, minul on homme kange. Võtan siit seda lahti, mis Marleen natuke juba alustas, aga siin on põhimõtteliselt see palk on nii mäda, et kui ma natuke veel toksin, siis ma olen õues omadega. Ossa, see on reaalselt auk. See on kõik nagu nii pehme ja mäda ja halb, et siit alt on ka vist täiesti mädanenud. Siit on vahepeal isegi kiviprokki pandud, sest et ma arvan, see ongi täitsa läbi mädanenud. Ossa roibe. Päris fun. Sa oled nagu Erki Nool. Ma olin olümpia lipuhoidja. Nagu Rene Tsahkna. Valgas kõik. Oh my god. Martin Himmaga veits pikkade kaigastega. Ei saa paaris lõppeid teha. See on juba nagu sõud, mida Tõnu Hendriks on. Ja viimane sportlane? Ma arvan, see on nagu kepphobuse võistlus.
et otsa said asjad. Teen teile mussi ka veits. Ma olen kindel, et see on muusika kõigi kõrva seal. Võitle, Eesti, võitle! Peale tööpäeva tuleb ilusti ikkagi enne tööruumid ära koristada. Siis on järgmisel päeval jälle rõõmsam tagasi tulla. Kutsad sõnad. Kannal on nii. Nii, põrand on ka ilusti puhas, peaaegu puhas. Nii puhas, kui siin majas saab olla. Pesema ei hakanud, aga tolmuimega tõmbasime ära. Excalibur, nii raskelt tuleb välja kivist. Raske. Nii väike toidu nimel teinud peab. Kuidas on siis oma aiaõunad? Täpselt idekas, siuke hapukas, päris kõva. Nagu mul meeldib. On tõesti päris hea. Sellest saab muusika ette küll. Ma ütlesin enne neile, et ma ei tea, kas me peaks selle maha võtma või ei, aga tundub, et päris häid õuna annab. Kriminaalne mõte. Ja olemegi juba oma 4. vlogiga lõpule jõudnud. Loodame, et meeldis, et oli põnev ja kui siis mõni sisekujundaja vaatas ja tahab ühendust võtta, siis võtku julgelt. Ja kui keegi tahab mõnda muud ettepanekut teha, siis pooljulgelt. Bye! Bye bye!